mõte on selles, et tuua puudutus inimestele lähemale. Ja tuua see meie igapäeva ellu, et see ei ole ka see ainult, et me võtame siis 6 korra teineteisele aja ja siis hakkame teineteist masseerima, et see muutuks nagu osaks meie argipäevast, et seda lähedust ja seda mängulisest pakkuda meie igapäeva elus, igapäevaselt oma paarilisele ja oma kallimale. Et edaspidi te ei pea selleks kord kuus planeerima omale aega massööri juurde, vaid te võite seda kogeda kas või ütleme peale pikka tööpäeva õhtul diivani peal koos istudes. Saate juba teineteist lõõgastada ja pakkuda sellist lähedust. Sellist lähedust, mis hoiab teil ka teie suhet tervena ja värskena. Ja pange tähele ka lapsed, vaadates teid, kui te teineteist seal niimoodi mudite, hakkavad kaasa tegema ja õpivad ka puudutama teineteist ja puudutama teadlikult. Ja see on see osa, mis on meil haridusest nagu vajaka jäänud. Et vaadake, kuidas me lahendame kõiki probleeme või tülisid, et me kõik hästi mentaalselt. Me räägime ja räägime ja räägime. Aga kui samal ajal rääkides tood sisse puudutuse ja arutad näiteks, et kallis, kuidas sul päev läks, siis see kvaliteet on nagu kordades suurem ja kasulikum. Jah, et see toob nagu sellist lähedust ja nii nagu Igorgi ütles, et just, et sul lapsed ja ümbritsevad inimesed, kas või sinu sõbrad ja tuttavad, kui te olete kuskil koos, veedate ühiselt aega, et te istu seal laua ääres tooli peal, vaid te teetegi armsad pesad ja võitegi üksteist puudutada ja mudida ja samal ajal ka mõnusat juttu rääkida. Sest et meil on antud nii mõnusad ja ilusad kehad ja nad niimoodi naudivad sellist puudutust ja nad tänavad teid 10-kordselt selle eest tagasi. Te hoiate oma tervist, teie kaal läheb korda, teie seedimine läheb paika, teie mõtted selginevad, teie elukvaliteet paraneb oluliselt. Ja te tervendate ka oma keha just selle puudutuse massaažiga ja tänu sellele kaovad ära depressioonid, masendused ja te tunnete oma suhtes ennast õnnelikuna. Et need on sellised väga lihtsad asjad, mida me saame pakkuda ja need ei maksa mitte midagi, et need on täiesti tasuta meile antud. Lihtsalt me ei ole mitte keegi seda õpetanud ja rääkinud, et võib ka niimoodi oma elu elada. Nii et meil on antud need kehad, meil on olemas käed ja jalad ja meie kõrval on mõnus paariline. Ainus, mis veel puudu on see õpetus, et kuidas seda siis teha, kuidas oleks kõige parem. Tihti peale mehed isegi kardavad naist puudutavad. Kas ma nüüd, ega sa haiget ei saanud ja kas ma niimoodi võin nüüd teha, et selline ebakindlus tuleb üles. Aga kuidas siis puudutada? Kuidas ma puudutan oma paarilist? Siin tulebki appi meie leht learntotouch.com, kus me jagame neid õpetusi, näitame erinevaid tehnikaid. Ja need on vahvad tehnikad, kus tegelikult sa saad täielikult lõõgastuda ja teha midagi sellist lapselikku ja mängulikku ja tuua seda mängulisust oma nagu paari suhtesse ka. Ja siis sa tajud ära, igas harjutuses me kogu aeg tuletame meelde, et küsi oma paarilise käest, kallis, kas see on paras, kuidas ma praegu teen? Ega see liiga kõvasti ei ole. Ja selle kaudu sa juba kalibreerid ja õpid õiget moodi pakkuma puudutust. Mina olen näiteks harjutustel või koolitustel teinud sellist nippi inimestele. Vaata, kõige tundlikum või kõige peamine koht, mida alati on hea mudida, on õlg, eks ole. Ja üks tore viis kalibreerimiseks ehk siis õige surve valimiseks on see, et alustad pöidla ja nimetissõrmega ja küsid, kas nii on paras või võib kõvemini. Kella, kuidas on praegu? Päris mõnus on. Kui sellest on juba piisav, siis võidki teha ühe nimetissõrme või pöidlaga. Kui ta ütleb, et seda on vähe, siis võtad appi teise sõrme.
nüüd teed keskmise sõrme, nimetissõrme pöidlaga. Kui tegemist on meesterahvaga, võid panna 3 sõrme ja kui ka sellest väheks jääb, siis paned juba kõigi 5 sõrmega masseerid seda õlga. Ehk alusta alati väiksemast survest ja mine järjest astmete kaupa ülesse poole. Siis sa ei tee teisele haiget. Ja vaadake, meie ühiskonnas järjest rohkem taunitakse lähedust ja puudutust. Meie vahele ehitatakse seinu. Meil kästakse hoida 2 meetrit vahemaad teineteisest. Meil isegi järjekordades ei või enam teineteise ligi seista. Ja seetõttu meie kehad tegelikult järjest enam vajavad sellist lähedust ja puudutust. Et pakume siis seda teineteisele ja julgelt pakume välja, et kallis, kas sa tahaksid, teeksin sulle praegu seljamassaaži. Või kas sa mudiksid minu sääremarja, ma tunnen, et ma väsin. Ehk et julge küsida ja julge pakkuda ja julge proovida uusi asju. Vaata meie lehel, meil on mitu harjutust, on täiesti tasuta, te võite kohe hakata täna juba harjutama ja proovima. Ja kui teile meeldib, siis saate liituda erinevate pakettidega ja me saadame neid teile terve hulga. Saate neid mugavalt oma televiisoris või telefonis kodus vaadata ja kaasa teha. Nii et kohtumisele meie uuel kodulehel learntotouch.com ehk siis learn 2 touch ja com. Kohtumiseni. Kohtumiseni.